valdkonnast. Täna on rõõm näha, et on üksjagu huvilisi uue perioodi või siis olemasoleva perioodi tegelikult juba ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava bioressursside väärindamise ja investeeringutoetuse tutvustamiseks. Tänane plaan on selline, et kõigepealt ma räägin selle toetuse nõuetest, et tegemist on tegelikult täiesti uue toetusega, et selle sarnast ei ole strateegiakavas niimoodi spetsiifiliselt varem olnud. Räägin need nõuded põhilised üle ja nii-öelda määruse mõistes need põhilised tähelepanekud ja aspektid, mida peaks siis toetuse taotlemisel arvestama. Ja pärast seda siis Piret Lillemäe Priiast räägib juba ja näitab lähemalt siis ka seda taotlusvormi täitmist. Aga plaan on siis selline, et kõigepealt on ettekande osa ja siis saab küsimusi küsida ja samamoodi ka siis pärast seda, kui Siret oma osa teeb, et kui teil on vahepeal tekib küsimusi ettekande käigus ja hirm, et läheb meelest ära võib-olla selle aja peale, kui me lõpuks slaididega ühele poole saame, siis võite vestlusesse panna need küsimused, siis nad jäävad ka kirjalikult alles, et saab sealt pärast üles noppida. Aga pärast ettekannet siis saab ka suuliselt küsida, kui on soovi ja selleks siis enne käega märku anda. Ja palun siis hoidke oma mikrofonid kinni, kui te parasjagu sõna ei võta, et siis on natuke lihtsam rääkida. Ja kaamerad võib siis ka hoida kinni, et ühendus oleks natukene stabiilsem, aga ei pea. Võib-olla üksi siin pildiga olles ongi natuke keeruline rääkida. Aga selline on plaan, et meil on aega tegelikult 12:30, nii et meil peaks olema aega piisavalt selleks, et saada tutvustada need nõuded ära, aga võimalus kindlasti ka kõigil küsimusi küsida ja arutada. Aga läheme siis asja juurde. Jagan oma slaide ja ütlen ka, et me salvestame seda tänast infopäeva, et neil, kes liituda ei saa, need saaksid ka siis pärast hiljem seda järele vaadata. Nii, aga nagu öeldud, jutt on siis perioodi 23-27 bioressursside väärindamise investeeringutoetusest, et tegelikult võiks korraga öelda, et tegemist on pigem siis kõrvalsaaduste väärindamise investeeringutoetusega, aga kohe jõuan ka selleni. Aga kõigepealt alustaks sellest, et mis probleeme me selle sekkumise ja toetusega püüame lahendada. Et teada on, et Eestis on päris palju bioressursse, oleme nendega päris hästi varustatud, aga töötlemisvõimekus on vähene. Ja lisandväärtust me oma bioressurssidele ei suuda anda, et see on selline üldisem probleem. Aga antud sekkumise puhul me ikkagi keskendume põhiliselt siis nii-öelda ringbiomajanduse vaatele ja toorme ringlusse võtule, et seda raiskamist oleks vähem ja esmase ressursi kasutamist siis selle kaudu vähendada. Ja keskendume siin eelkõige siis kõrval- ja kaassaadustele ja jääkidele. Ma sellest räägin kohe pikemalt, et mis need siis täpsemalt on antud toetuse kontekstis. Aga on selge, et kõikvõimalike selliste kõrvalvoogude ringlusse võtt eeldab ikkagi või vajab siis kas täiesti uut tehnoloogilist baasi või siis vähemasti olemasoleva baasi uuendamist või väljavahetamist. Ja sellest tulenevalt omakorda loomulikult on investeeringud vajalikud ja seda muret me siin selle toetusega püüamegi lahendada. Ja kuna me näeme, et võib-olla selline, kui me räägime kõrvalsaadustest laiemalt, siis on selge, et liiga palju me sellele valdkonnale võib-olla tähelepanu ei ole üldse pööranud, aga on selge, et võimekus investeerida sellesse valdkonda on kindlasti väiksemates ettevõtetes ja sellepärast ka just väiksematele ettevõtetele me selle toetuse oleme suunanud. See on üks põhjus ja teine põhjus võib-olla siis see, et alustame sellise uue, ütleme siis toorme kasutuselevõtu laialdasema juurutamisega ikkagi väiksematest ettevõtetest, et kust on võimalik edasi kasvada ja laieneda. Ja nüüd võib-olla kõige olulisemad asjad siis, et mida siis toetatakse ja mida me siis tahame selle toetusega saavutada.
eelkõige ikkagi püüame ringbiomajandust edendada ja selleks siis rohkem kasutusele võtta ja väärindada ja rohkem töödelda kõrvalsaadusi. Ja kõrvalsaaduste puhul me siis peame siin antud juhul silmas kõikvõimalikku sellist bioressurssi, mida otseselt ei ole plaanis olnud toota, aga see on selline kõrvalvoog, mis tekib põhitoorme tekkimisel või tootmisel näiteks. Ja seetõttu siia hulka siis siin me näeme siis eelkõige selliseid kõrvalsaadusi, mis on näiteks põhk või siis ka erinevad pealsed näiteks, mis tekivad kas kartuli või köögivilja puhul. Töötlemise poole pealt vaadates erinevad ikka pressimisjäägid, koored, seemned, kogu selline materjal või siis ka loomakasvatus poole pealt, ütleme siis vill, karvad, suled ja muu selline materjal, aga tegelikult siis ka ütleme metsamajandamisega seonduv materjal, mis on näiteks saepuru või puukoor. Et need on just need nii-öelda toormed, mida me siin kõrvalsaaduste väärindamise all näeme ja mille töötlemisvõimekuse suurendamiseks see toetus on mõeldud. Ja selleks siis ongi toetatud siis masina või seadme soetamine. Et see on see põhiobjekt, millele me siis toetust siin anname. Aga koos masina või seadme soetamisega, mis tähendab, et siis eraldiseisvana neid teisi tegevusi ei saa teha. Et kui masin või seade soetatakse, siis koos sellega on võimalik ka siis kõikvõimalik selline IT-tehnoloogiline lahendus, tarkvara, aga ka intellektuaalomand näiteks, mis puudutab väga uuenduslikke mingisuguseid tehnoloogiaid, mida on vaja siis patenteerida ja siis litsents hankida, et seda saaks kasutada. Ja teine osa siis ka, et toetatakse ehitustööde tegemist, aga juhul, kui see ei moodusta kogu sellest projektist siis suuremat osa, peab siis kogu mahus ja kogu summas olema alla 50%, sest eesmärk on ikkagi keskenduda masinate ja seadmete uuendamisele, väljavahetamisele ja hankimisele. Aga tihtipeale on koos masinate ja seadmetega tõesti vaja mingisugune ehitustööde tegemine, siis kas renoveerimine või täiendav väiksemahuline ehitus, siis see on ka lubatud, aga eesmärk on keskenduda masinatele, seadmetele, siis ei tohi moodustada kogu projektist suuremat osa. Peab jääma siis alla 50% eelarvest ehituse osa. Ja suunatud on see toetus väikese suurusega või mikroettevõtjatele just eeltoodud põhjustel, et ilmselt sellises valdkonnas tegutsevatel ja sellise suurusega ettevõtetel on tõenäoliselt kõige keerulisem sellist investeeringut teha, mis puudutab kõrvalsaaduste ja kõrvalsaaduste väärindamist. Et see on kindlasti üks osa, aga teise osa juurde ma ka jõuan, et kuna eelarve on siin suhteliselt piiratud, et siis me keskendume ikkagi väga spetsiifiliselt teatud sihtgrupile. Ja oleme ka siis tingimuseks seadnud, et põhitegevusala on siis seotud siin EMTAK-i koodidega, põhimõtteliselt taime loomakasvatus ehk siis kogu põllumajandus ja ka toiduainete ja jookide tootmine. Aga välja arvatud siis kala ja vähilaadsed ja limused, kuna see ei ole siis ühise põllumajanduspoliitika või siis ütleme, selles mõttes ühise põllumajanduspoliitika osa, et see on juba kalanduspoliitika ja seda siis siit raamast ei saa toetada. Aga on ka siis metsamajandus ja metsa varumine EMTAK-i alajagu 02, mis puudutab siis ütleme küttepuude varumist ja seal tekkivaid kõrvalsaadusi, nagu mainisin, näiteks saapuru või puukoor ja muu taoline. Aga jällegi põhieesmärk on siin ikkagi keskenduda põllumajandus- ja toidutootjatele. Ja siin on ka siis need EMTAK-i koodid konkreetselt välja toodud, mis peaks olema põhitegevusalas, et toetust taotleda. Nüüd üldised nõuded taotlejale. Kõigepealt selle sekkumise või toetuse spetsiifilised nõuded, kuna me siin ikkagi soovime
näha selliseid elujõulisi investeeringuid ja võimekust ka reaalselt need tegevused ellu viia, siis on tingimus, et enne taotluse esitamist peab olema vähemalt 2 majandusaastat juba tegutsenud ja ka nendel tegutsemisaastatel taotluse esitamise eelnevalt 2 aastal on siis see müügitulu olnud vähemasti võrdne taotletava toetuse summaga. Ehk siis mõte on see, et ei saa toetust taotleda summas, mida eelnevatel aastatel ei ole siis müügituluga kaetud, ehk et ei tekiks olukord, kus näiteks ettevõtte müügitulu on olnud 2 eelneval aastal 5000 eurot ja siis siit soovitakse toetust saada näiteks selles maksimaalses määras 200 000 eurot, et see ei ole päris proportsionaalne ja see ei tekita kindlust, et taotleja on tegelikult majanduslikku võimekust seda tegevust ellu viia. Ja teistpidi öeldes, et kui näiteks on soov saada toetust 50 000 eurot, siis see 50 000 peaks olema siis ka müügituluna mõlemal aastal, eelneval aastal olemas. Et vastasel juhul puudub kindlus, et see majanduslik võimekus on seda projekti ellu viia. Ülejäänud nõuded on üsna tavapärased, mis on ka kõikide muude toetuste puhul ja investeeringutoetuste puhul, mis puudutab maksuvõlga, likvideerimismenetlust, pankroti või sundlõpetamist, et need tingimused on siin üsna tavapärased. Kui on mingisuguseid tagasimaksmisele kuuluvaid summasid, siis on need tagasi maksnud. Aga loomulikult, kui on kehtiv karistus süütegude eest. Eraldi on punkt, mis puudutab seda, kui on toetust taotletakse riigiabi teatud paragrahvi raames. Sellest ma räägin ka natukene pikemalt edaspidi veel, aga siis ta ei tohi olla raskustes ettevõtjad, see on ka täpsemalt defineeritud, mis see raskustes olemine tähendab. Seal on päris palju selliseid finantsnäitajaid, aga põhimõtteliselt hästi lühidalt ja lihtsalt öeldes, et kui on osakapitalist kahjumi tõttu on see alla poole suurusesse jäänud või siis on maksejõuetuse protsess algatatud, et need on 2 sellist näitajad, et on raskustes, aga täpsemalt on tegelikult jah selles riigiabi, regionaalabi, riigiabi üldise grupierandi määruse artiklis 2 need tingimused kõik kirjas ja seda siis eraldi vaadatakse taotlejate puhul. Nii, ja nüüd mõned veel üldisemad nõuded, mis puudutavad toetatavaid tegevusi ja sellised tingimused. Oluline on siis, et alustada ei tohi projekti päris reaalset elluviimist või ka siduvaid kohustusi võtta enne, kui on see taotlus esitatud, ehk siis alustada võib kogu selle reaalse elluviimisega ja päris siduvate kohustuste võtmisega siis alles pärast seda, kui taotlus on esitatud, selle esitamise järgnevast päevast. Ja mõned punktid, mis puudutavad ka siis seda, et kui on tegemist ehitisega, kuhu seda seadet paigaldatakse, et siis ta peab olema õiguslikult kõik korrektne ja tingimused olemas, et ei tekiks seal mingisuguseid vaidluseid, et kas seda seadet siis saab või ei saa panna või kellele see kuulub, see ehitis, kuhu seda seadet pannakse. Siis ta peab olema kas taotleja valduses, kas asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel. Ja ka on tingimus, et selle juurde pärast tuleb ka tagasi, et vähemalt siis 3 aastat poolt viimase toetusosa maksmisest. Ja liisingu puhul on siin ka siis eristused. Ja loomulikult, kui hakata midagi ehitama, siis samamoodi see maa peab olema taotleja valduses. Samamoodi vähemasti siis 3 aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest ja liisingu puhul siis erand. Lihtsalt pärast ma kordan neid tingimused ka üle, et selle mõte on olnud ikkagi see, et investeering ka säiliks, et ei tekiks mingisuguseid omandivaidlusi ja probleeme, mille tulemusel siis tehtud investeering nii-öelda ei säili sihtotstarbeliselt teatud aja jooksul. Ja kui on kaasoman, siis loomulikult kaasomaniku kirjalik nõusolek nende asjade tegemiseks.
Ja veel selline tingimus, mis puudutab kasutatud masinat või seadet, et see on iseenesest ka lubatud, aga siin on mõningad kitsendused, et ta ei tohi olla siis see seade, mida hangitakse vanem kui 3 aastat ja selle jaoks ei ole siis ka varem juba toetust saadud sellele seadmele. Ja ka hind on siis selline, mis ta ei ole turuväärtusest kõrgem ega kallim kui siis samaväärne uus. Aga iseenesest kasutatud masina või seadme soetamine on täiesti lubatud, kui nendele tingimustele vastab. Nii, aga liigume siis toetuse määra ja suuruseni. Et kõigepealt peale siin oluline märkus on nüüd see, et kogu see määr ja suurus siis sõltub sellest, missuguse riigiabi alusega seda toetust on võimalik taotleda. Kõigepealt esmane valik nii-öelda oleks siis vähese tähtsusega abi, mille alusel neid tegevusi teha. Aga siin tuleb siis arvestada, et see summa eelnenud 3 aasta pikkuse perioodi jooksul koos siis antud toetuse taotlusega ei tohi ületada 300 000 eurot. Vähese tähtsusega abi jääki saab siis ka Rahandusministeeriumi lehelt kontrollida ja selle tuvastada, et kui seda jääki nii-öelda on veel, siis saab toetust taotleda vähese tähtsusega abi alusel ja seal mingisuguseid muid eraldi tingimusi ega kitsendusi ei olegi, ja seetõttu on see ka nii-öelda esmane valik, aga kui see jääk on siis ületatud, siis on see toetus juba taotletav üldise grupierandi artikli 14 alusel, ehk siis, mis on regionaalabi. Ja sellest tulenevalt on ka siis toetuse määrad pandud paika. Ja need on siis sellised, ehk et see sõltub siis sellest investeeringu tegemise asukohast ja toetuse määr on siis vastavalt piirkonnale. Põhja-Eestis, Lääne-Eestis ja Kesk-Eestis on see siis maksimaalselt 35%, Lõuna-Eestis on 40%, ja Kirde-Eestis 45% maksimaalselt. Kirde-Eesti on siis tegelikult ainult Ida-Viru maakond. Kesk-Eesti alla kuuluvad Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond ja siis Põhja-Eestis on Harjumaa ja Lääne-Eesti siis on Lääne, Hiiu, Saare, Pärnu maakonnad ja Lõuna-Eestis siis Tartu, Võru, Põlva, Valga. Selles on ka regionaalabi kaart, saab täpsemalt vaadata, aga seletuskirjas on ka see siis lahti kirjeldatud, et mis kuskile, mis selle piirkonna all mõeldakse. Aga siin on jah siis oluline, et investeeringu tegemise asukohast sõltub see määr ja see tuleneb siis regionaalabi reeglitest. Ja veel on siis muidugi see tingimus, et kogu selle strateegiakava perioodi jooksul ei saa toetust maksta rohkem kui 200 000 eurot taotleja kohta. Ja see puudutab siis ka kontserne või valitseva mõju kaudu seotud ettevõtteid. Nende puhul siis arvestatakse seda kogu nii-öelda grupi peale või seotud ettevõtete peale kokku 200 000 eurot. Ja kogu see eelarve, mis meil siin strateegiakava perioodi üldse kasutada on tegelikult 3 miljonit eurot, et siin on märgitud, et taotlusvoor. Eeldus on, et kui see taotlusvoorus, esimeses voorus see 3 miljonit ära taotletud saab, et siis ongi nii-öelda selle sekkumise eesmärk täidetud. Aga kui juhtub, et on veel jääki, siis ilmselt on võimalik ka korraldada teine voor, aga kokkuvõttes jah, kogu selle perioodi eelarve sellele toetusele ei ole just väga suur, 3 miljonit eurot ja seetõttu ka tegelikult need valikud, et miks just nendele sihtrühmadele ja selliste tegevuste ja selliste mahtudega. Nii, aga läheme abikõlblike kulude juurde. Jällegi lühidalt öeldes on siis loomulikult abikõlblik masinaseadme paigaldamise seadistamise maksumus, nagu mainitud ka kõikvõimalik selline tarkvaraline infotehnoloogilised lahendused, aga ka siis intellektuaalomandi puudutav, juhul kui on tegemist sellise
seadmete või intellektuaalomandi kasutamise vajadusega, mis eeldavad siis litsentsi või kasuliku mudeli kasutamist või midagi muud, et siis see on ka abikõlblik. Tavapäraselt siis ka masinaseadme või lahenduse müüa see pakutav väljaõppe maksumus, et tihtipeale ja enamasti see ongi siis nii-öelda seadme puhul või masina puhul siis nii-öelda kaasas käiv osa loogiliselt ja see teatud tingimused on ka tavapäraselt garantiide ja müügite puhul, et see väljaõpe kuulub nii-öelda paketi juurde. Ja nagu mainitud, et kui on tegemist ja vajadus siis ehitustööga, mis ei tohi siis kogu projektist suuremat osa moodustada, aga siis iseenesest ka ehitustöö maksumus on abikõlblik. Ja nagu ikka siis igasuguse sümboolika tähistamine ja teavituste puudutav, see kõik on abikõlblik. Ma eraldi ei hakka siin välja tooma praegu ettekandes seda, et mis ei ole abikõlblik, et need on määruses ka väga konkreetselt kirjas, aga need on ka tavapäraselt sellised, ütleme, üldkulud, käibemaks, sularahamaksed ja need ei ole kuidagi väga teistmoodi kui tavapäraste investeeringute puhul. Võib-olla siis antud juhul eraldi välja tuua, et maa ja olemasoleva ehituse ostmine ja üürimine, rentimine ei ole abikõlblik. Aga see on siis ka määruse paragrahvis 6 lõikes 2 väga konkreetselt välja toodud, mis ei ole abikõlblik, millest saab siis täpsemalt tutvuda. Nii, aga väga üldiselt ka sellised taotluse esitamist puudutavad punktid lihtsalt siin välja tuua, et millega peab arvestama, kui taotlust esitada, mis andmeid ja infot on vaja siis taotlusel lisada, et seda Siret pärast ka näitab põhimõtteliselt konkreetsemalt üle, aga siin selline esmane info, millega peab arvestama, et taotluses siis kirja saaksid tavapäraselt igasugused kontaktandmed, aga peab siis ka kirjeldama, et mis selle projekti mõte on, eesmärk, mida seal täpsemalt siis tehakse ja kus seda tehakse, just kuna sellest asukohast sõltub siis ka selle toetuse määr, siis see peab kindlasti seal taotlusest välja tulema ja kindlasti peab sealt ka välja tulema, et kust see kõrvalsaadus pärit on, mis mahus seda töötlema hakatakse ja mis selle tulemusel, selle investeeringu tulemusel nii-öelda siis on kavandatud, et toode või toodang, palju seda siis hakkab tekkima. Päritolu on ka sellepärast oluline siin, et ma pärast räägin ka hindamiskriteeriumitest, siis tegelikult on see ka sellepärast oluline, et kui kavandatakse töödelda mitme ettevõtte või kellegi teise ettevõtte kõrvalsaadusi, siis sellest on võimalik ka lisapunkti saada, aga see peab siis ka juba taotluse esitamisel selgelt välja tulema, et kust seda kõrvalsaadus siis, kus see pärit on, millega tegemist on, mis kogustega tegemist on. Ja loomulikult jah, kõik muud sellised üldised näitajad nagu maksumused, kulud, toetuse summad. Eraldi on siin nõue ka selle kohta, et mis puudutab alginvesteeringuid, see tuleb riigiabi reeglistikust ja siin on siis teatud tingimused vastavalt üldise grupierandi artikli 2 punktile 49. Alginvesteering siis jah tähendab seda, et kas siis hakatakse suurendatakse siis tootmismahtu või hakatakse tegelema mingis muus suunas, mida varem ei ole tehtud. Nii et see on siis selline kinnitus, aga on selge, kui kõrvalsaaduste töötlemisega investeeringuid tehakse, siis alginvesteeringu nõue on üldjuhul täidetud. Ja kui on liisingulepingutega küsimus, siis kuna seal on eri tingimused, siis kindlasti peab see info ka sealt taotluselt välja tulema. Eraldi on nõue, et peaks siis tulema info selle kohta, et kes projekti elluviimisega seotud juhid ja spetsialistid, missugused teadmised on, missugused kogemused, et see on ka üks punkt, mida me siis taotluse puhul hindame ja selle mõte on ikkagi see, et projekti elluviimisega on seotud inimesed, kellel on vastav kogemus või teadmised, ehk et see projekt saaks ikkagi edukalt ellu viidud. Eraldi on siis ka kindlasti tähelepanu peab tulema teave selle kohta, kuidas seda omafinantseeringu osa projektist kavatsetakse rahastada, et see on tegelikult päris oluline punkt
teatavasti on oma finantseeringu tagamine ja selle leidmine ja sellega seotud küsimused üheks peamiseks probleemiks, miks projektid kipuvad venima või ei õnnestu neid üldse ellu viia. Et siin siis taotluse esitamise ajal peab meil olema kindlus selle kohta, et taotleja on väga täpselt ikkagi läbi mõelnud, kuidas see oma finantseering saab tagatud. Selleks saab siis esitada teabe, mis võib olla ka näiteks lepingud või eellepingud krediidiasutusega või siis ka kinnitused või otsused, et seda oma finantseeringut tagatakse või on ka selgelt siis välja toodud see, et rahavoogude või kassavoo kaudu, et on näidatud tõepoolest võimekus seda projekti siis oma finantseeringuga rahastada. Nii, ja kui loomulikult äriregistris mingil põhjusel bilanssi ja kasumi aruandeid ei ole, siis need peaksid ka olema taotlusega kaasas. Siis info peaks olema eraldi ka siis taotluses välja toodud, kui on kasutatud masinaga tegemist, et siis ta vastaks nendele tingimustele, mida siin see juba mainitud, et ta ei ole siis vanem kui 3 aastat ja need muud küsimused ja see hind ei ületa turuväärtust. Ja koos projekti või taotluse esitamisega siis pannakse ka kaasa siis projekti maksumuse prognoos. Tähelepanu jääb, et see kohe ei pea olema siin kaasas hinnapakkumused. Et sellest ma räägin natukene pikemalt hiljem ka veel, aga esialgu siis taotluse hetkel on vaja määrata selle maksumuse prognoos. See võib ka muidugi loomulikult olla juba hinnapakkumiste põhine, aga seda ei pea nagu hinnapakkumistega koos esitama, et see on siis esialgne prognoos, mida taotlemise hetkel on võimalik anda. Ja kui on kaasomanik, siis jällegi nagu mainitud, et seal õiguslikult kõik korras oleks, ei tekiks vaidlusi, siis kaasomaniku nõusolek või siis kui kinnistusraamatus ei ole, siis ka märget selle ehitisse paigaldamisel, et kas on olemas, siis kas on omandis või mõnel muul asjaõiguse alusel kasutatav, siis see info ka. Ja ehitustööde korral siis ka veel eraldi peab olema kaasas taotlusega väljavõtte põhiprojekti joonistest koos seletuskirjaga, kui see ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutav ja juhul, kui hoonestusõigus on alusel kasutatakse seda ja kinnistusraamatus seda infot kirjas ei ole, siis peaks ka hoonestusõiguse seadmise leping olema seal, et jällegi ja tingimused, et vähemasti siis 3 aastaks oleks olemas, samamoodi, et see investeering siis selle investeeringu püsimise ajaks. Siis riigiabi ehk regionaalabi artikli 14 kasutamise korral on vajalik siis esitada ka teave selle kohta, et 2 aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse ümberpaigutamist. Tegelikult see ümberpaigutamine puudutab nüüd seda, kui on tegemist Euroopa Majandusühenduse riikide vaheliste ümberpaigutamistega. Et antud juhul selle tõenäosus on väga väike, et seda juhtumit on kellelegi ette tulnud, aga lihtsalt tulebki kinnitada, et seda ei ole olnud. Aga selle mõte on olnud see, et Euroopa Liidu üleselt ei kaotataks töökohti lihtsalt selle kaudu, et ühest liikmesriigist tuuakse ettevõtte teise liikmesriiki ja hakatakse sama tegevust tegema, aga see võimaldaks siis tööjõudu vähendada. Aga nagu öeldud, konkreetse toetuse puhul lihtsalt saab selle kinnituse anda, et seda ei ole olnud. Ja selleks, et oleks selge see, missuguse suurusega on tegemist, kuna meil on siin suunatud siis mikro- ja väikestele, et siis selle kontrollimiseks on vaja ka anda teave, et kas tegemist on autonoomse ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtjaga. Ja kui kontsern siis või valitsev mõju, siis info ka selle kohta, et nende punktide kohta on täpsemalt võimalik
ka seletuskirjast juba tutvuda, et saada aru, mida siin mõeldakse, aga see mõte on olnud selles, et näidata siis oleks võimalik kontrollida, kui suure ettevõttega on tegemist, et täna on siis toetuse piires. Ja ka taotluste hindamistest ka. Kriteeriumitest räägin natuke eraldi, aga siin üldiselt siis maksimaalselt on võimalik saada 19 punkti ja kui on võrdsed hindepunktid, siis eelistatakse seda, kus omafinantseering on suurem. Seetõttu see omafinantseering on vaja täpselt näidata, kuidas seda tehakse ühest küljest ja selles osakaalust sõltub ka siis tegelikult see, kui palju hindepunkte konkreetse kriteeriumi eest saab. Ja selle põhjus on siin ka ikkagi see, et üldiselt mida rohkem on võimekust või soovi oma finantseeringut panustada, seda suurema tõenäosusega varasem kogemus näitab, et ka need projektid ellu viiakse, sellepärast selline kriteerium. Ja on ka lävend seatud, et miinimum, mida on vaja siis saada kokku, on 7,6 hindepunkti. Ja kui juhtub jah, et on rohkem taotlusi kui eelarvet, et siis võib ka teha osalise rahuldamise, aga siis tingimusel, et see projekt viiakse ellu ja toetuse andmise eesmärk saavutatakse ja loomulikult kui taotleja ise sellega nõus on selle osalise rahuldamise. Aga hindamiskriteeriumitest veidi lähemalt, et hindamiskriteeriumid on püüdnud siin arvestada siis nii selliste üldiste tingimustega, mis puudutavad seda eesmärki ja põhjendatust, ehk peaks välja tulema, et taotleja väga selgelt siis kirjeldanud, miks ta seda teeb, miks seda vaja on ja on seda ka väga selgelt põhjendanud, et mis probleemi sellega lahendatakse, et siit on võimalik siis saada maksimaalselt 3 punkti ja minimaalselt 0 punkti. Oma finantseeringust juba rääkisin, aga siin siis on ka vahemikud paika pandud, et 3 punkti on siis juhul, kui tegevuse toetuse määr on 15–17%, 2 punkti siis, kui on 17–19,9 ja 1 punkt on siis 20% või suurem. Nüüd mõju toetuse eesmärkidele saavutamisele on järgmine kriteerium ja seal siis hinnatakse seda, et mil määral siis kasvab kõrvalsaaduste väärindamise või töötlemise võimekus ning ringlussevõtt, mis on tegelikult siis kogu selle toetuse eesmärk. Nii et see on väga oluline kriteerium. Ja siis on taotlejad puudutavad mõned kriteeriumid. Esiteks siis suutlikkus tegevus ellu viia. Seda me oleme siin valinud sellise näitaja nagu võlakordaja. Selle kaudu siis hindame sellist finantssuutlikkust tegevus ellu viia ja võlakordaja siis näitab siis seda, palju on, see näitab siis võõrkapitali osakaalu. Et selle puhul siis jagatakse vahetult eelneva 2 majandusaasta keskmine kohustuste summa siis kogu varasummaga ja saab siis vastava numbri ja siin on teatud vahemikud siis, mille puhul siis saab kas 1, 2 või 3 punkti. Nagu mainisin, siis tegevuse elluviimise eest vastutav siis juht või spetsialistid, et nende pädevust siis hindame ka vastavalt sellele infole, mis taotlusest on toodud. See annab siis ka jällegi veendumuse, et see projekt edukalt ellu viiakse ja seda on võimalik siis ka hinnata punktidega 0–3. Ja eraldi siis tegelikult on mõned kriteeriumid, nii-öelda eelistuskriteeriumid või lisapunkti andmine. Kõigepealt siis lähtume tegevusvaldkonnast, nagu mainisin, siis kuna tegemist on ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavaga, siis me siin eelkõige antud juhul eelistame siis taime loomakasvatust, toiduainete tootmist ja jongi tootmist, kus saab siis tegevusvaldkonna põhiselt 3 punkti ja juhul, kui tegemist on siis näiteks jahinduse või metsamajanduse ja metsavarumisega ja selle valdkonnaga, et siis siit tuleb siis 1 punkt. Ja lisapunkti saab siis juhul, kui taotleja on põllumajandusühistu liige või nagu mainitud, et kasutab siis ühe või mitme teise ettevõtte
kõrvalsaadusi. See on siis sellise koostöö lisapunkte, mida kindlasti, mis on kogu selle ringlussevõtu puhul hästi oluline punkt iseenesest, et igaüks siis eraldi ei arendaks, aga ja teisest küljest kogu selle toorme mahtu võimalik siis ka paremini ära kasutada, kui seda teha koostöös ja kasutada mitme ettevõtte tooret, et selle eest saab siis ka lisapunkti. Nii, ja mõned sõnad nüüd ka veel sellest elluviimisest, mis on päris oluline tähele panna. Ehk et projekt tuleb ellu viia ja vara siis sihipäraselt kasutusele võtta 2 aasta jooksul siis PRIA taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja siin päris lõpptermin on siis arvestusega, et kogu programmiperioodi lõpp, et see on siis juhul, kui tuleb mitu vooru, siis on see päris lõpptähtaeg, aga üldiselt siis on oluline siin tähelepanu pöörata sellele, et 2 aasta jooksul siis otsuse tegemisest tuleb ka see projekt ellu viia. Ja mõned lisatingimused on siin ka liisingu puhul, mida peab siis arvestama. Ja nagu ka varasemalt on juttu olnud, et siis see investeering peab siis ka säiluma ja seda vara tuleb siis sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt 3 aastat viimase toetusosa maksmisest. Liisingu puhul on erisus siis kuni viimase toetusosa maksmiseni. Ja liisingulepingu puhul ja liisingu puhul üldiselt on siis eritingimused, et see võib olla sõlmitud kestusega kuni 5 aastat. Ja ehitamise puhul tuleb siis tähelepanu pöörata sellele, et kui on nõutud ehitusluba või teatis, et siis see peab hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajaks olema ka ehitusregistris olemas. Aga jah, siin kindlasti väga oluline tähele panna, et see projekt ja investeering tuleb siis ka 2 aasta jooksul ära teha, et see on oluline mitmes mõttes, et nagu me teame, et sageli on otsused tehtud, aga projektid päriselt ellu viidud ei saa, samal ajal on eelarve nii-öelda kinni ja ei saa ka uut vooru avada, kuna eelarve on kaetud. Nii et siin on nüüd selline kitsendus tehtud, et kiirendada nende projektide reaalset elluviimist ja kui seda 2 aasta jooksul ei õnnestu teha, siis saabki nii-öelda anda võimaluse teistele. Ja eraldi räägin siis ka veel ostumenetlusest, et nagu mainitud, et taotlusega koos ei pea siis hinnapakkumised kaasa minema, aga juhul, kui läheb nagu päriselt nüüd juba seadme või masina ostuks või muudeks abikõlblike tegevuste tegemiseks, siis tuleb siis ikkagi arvestada sellega, et oleks võimalik siis majanduslikult kõige otstarbekam lahendus leida. Ja siin on siis selline ostumenetluse puhul on tingimused sellised, et kui see eeldatav käibemaksuta maksumus on alla 30 000 euro, siis tuleb küsida vähemasti 3 võrreldavat hinnapakkumust. Aga kui see käibemaksuta maksumus on üle 30 000 euro, siis peab juba korraldama ostumenetluse riigihangete registris. Ja arvestama peab siis ka seda, et kui on kasutatud masinaseadme soetamisega tegemist, et siis on siin tasub tähele panna, et siis peab olema vähemalt 1 hinnapakkumus kasutatud masinaseadme kohta ja 2 hinnapakkumist uue kohta. Ja kui see maksumus on siis alla 5000 euro, et siis hinnapakkumusi võtma ei pea, et siis on lihtsalt maksetaotlusel arved ja muud asjad, mida tavaliselt on nõutud. Et sellised tingimused on siis ostumenetlusel. Ja kui riigihangete registrist rääkida, ehk siis maksumusega üle 30 000 euro, et siis on seal mõningad lisatingimused, mis puudutavad seda, kui kaua siis peab olema see pakkumus üleval näiteks ja seal on mõningad tingimused veel, millega peab arvestama, et ta peab siis olema vähemasti 15 tööpäeva üleval ja teade on avalik ja seal on mõningad tingimused veel, et PRIA näiteks peab siis saama ka ligipääsu vaatlejana sellele hankele
põhjus, miks riigihanketes on nõue, et oleks ka avaliku sektori asutustele ligipääsetav jälgitav ja kogu see menetlus on läbipaistev. Et see on see tingimus, aga täpsemalt on siis tegelikult ka määruse paragrahv 14 lõige 5, mis kirjeldab siis kõik need riigihangete registris toimuvate hangete nõuded lähemalt ära. Nii, ja nüüd päris olulised kuupäevad veel lõpetuseks. Taotlusi saab esitada 11. kuni 18. detsembrini ehk et juba nädala pärast siis voor avaneb. Tõepoolest päris lühikest aega ta on lahti, nii et kindlasti nüüd pärast infopäeva tänast juba tungiv soovitus, kui on huvi selle toetuse taotlemise vastu, siis kindlasti tutvuda määruse tekstiga põhjalikult ja ka seletuskirjaga, mis on kõik PRIA kodulehel üleval, et saaks seda korralikult ette valmistada, seda taotlust ja kõikide tingimustega tutvuda. Ja Siret räägib ka sellest taotlemisest siis e-PRIAs juba natuke lähemalt, aga otsused siis tulevad 80 tööpäeva jooksul maksimaalselt pärast vooru sulgumist, ehk siis hiljemalt aprillis 2025. Siin on ka siis link PRIA lehele, kus saab siis kõiki materjale, mis seda toetust puudutavad, ka eelneva ühe toimunud infopäeva salvestuse ja info saab ettekanded saab sealt kätte, aga siis samamoodi määrus ja seletuskirja on seal olemas. Ja ka tuleb siis tänase ürituse salvestus. Aga kindlasti soovitaks väga, et tutvuda nii eelnõu määruse enda teksti kui seletuskirjaga. Ja kui küsimusi on, siis saab kindlasti PRIA kontaktidel ühendust võtta. Aga praegu see on minu poolt kõik. Ja nüüd, kui on küsimusi, siis hea meelega vastan. Nii, ja ma näen, Olavil on käsi, et ole hea. Mikrofon on ilmselt peal. Olavi, jaa. Sorry, panin pildi, aga jätsin mikrofoni peale panemata. See regionaalosa, kus on määratletud ära nüüd Kesk-Eesti ja Lõuna-Eestid ja Põhja-Eestid ja seal on ka vallad märgitud ära. Nüüd masinaid ja seadmeid võib olla ka niisuguseid, mida on vaja võimalik kasutada seal piiri peal oleval taotlejal ühel ja teisel pool. Kuidas on seotud, kui ei ole kinnistuga seotud objekt selle asukoha määratluse juures, kas siis lihtsalt määratlen sellesse piirkonda, kus on siis soodsam või mitte? Ja kas on võimalik niimoodi, et mul on üks taotleja teeb ühe osa teeb ühte piirkonda ja teise osa teise piirkonda, mõlemad on tal omandis näiteks. Et just see piiri peal see tegevus, kas on mingi täpsem selgitus lahti või midagi niisugust asja. Ja teiseks küsimuseks oleks see, et ma toon näitena Põhu, et just see, miks ma küsisin ka, et see bioressurss on kuskil nagu ilusti sõnastatud lahti, et bioressursi kõrvalprodukt on siin nagu see eesmärk, et peaks aru saama, mida me siis kõik ühes bioressursis loeme, ja mida me loeme sellest kõrvalproduktiks, et kui teravilja kasvatame, siis põhk võiks olla kõrvalprodukt, aga kui me heina võtame kuiva heina, siis heini saaks olla kõrvalprodukt, mis peaks olema põhiprodukt. Et kus on see piir, et tootja või taotleja saaks aru, et kas see on tal sinna meetmesse või mitte. Et see on see tehnoloogiline küsimus ja tehnoloogias ka, et näiteks Põhu juures see, et ma pean Põhu ju kõigepealt põllu pealt kokku panema. Mul on seda aparaati vaja, siis on mul võib-olla peenestajat vaja, et seda aparaati on vaja ja siis on mul vaja seda näiteks brigeti tootjad või midagi muud asja, mida ma teen siis lõpptoodet sellest kõrvalproduktist. Et kas see kõik need objekti tehnoloogilised skeemid on ka sinna lubatud sisse ja nad on liikuvad? Ja aitäh, Olavi, väga head ja sisukad küsimused. Et kõigepealt sellest piirkonnast, jah, tõsi, et see regionaalabi on määratletud
nii-öelda on Eesti jagatud teatud piirkondadeks, mis puudutab siis maakondi ja nende alusel on ta määratletud ja see alus on siis see, et kus seda investeeringut tehakse, aga sul on selles mõttes õige küsimus, et kui see on näiteks liikuv ja mitme vahel, siis ma hetkel ütleksin selliselt, et siis üks võimalus on arvestada seda, et kus ta põhiliselt on ehk suurem osa ajast. Teine võimalus on siis tõesti, et kuna siin täpsemat määratlust tegelikult ei ole, kui see maakond ja investeeringu tegemise asukoht nii-öelda, et siis on võimalus ka nii-öelda valida see soodsam variant. Et see on selline vastus sellele küsimusele. Et teine küsimus jah, on väga ka õigustatud, et võib-olla siin nüüd tagantjärele tarkus natukene, aga selle toetuse võib-olla oleks pidanud konkreetselt nimetama kõrvalsaaduste väärindamise toetuseks, et ei läheks nagu nii-öelda laiaks see bioressurss, aga siin me ikkagi tegeleme kõrvalsaadustega. Seletuskirjas tegelikult on ka öeldud, mida kõrvalsaaduse all täpsemalt silmas peetakse, aga tegelikult siis nagu sinu näites on, eks, teravili on põhisaadus, kõrvalsaadus on siis põhk, aga üldiselt siis kõrvalsaadus on toode või ressurss või materjal, mille tootmine või tekkimine ei olnud eesmärk, eks, et see tekib tootmise käigus, aga selle tootmine ei olnud eraldi eesmärk. Ja siin on ka näited toodud, et need on põhk või sorteerimisjäägid, taimepealsed, seemned, koored, eks, õlipressimisjäägid, tegelikult ka sõnnik ja loomuse poole pealt siis nahk, vill, karvad, kondid, saekoru, puukoor. Aga su küsimus on iseenesest õige, et siin võib tekkida mõnel juhul küsimus, et kus see piir läheb, aga ma rõhutaks seda toetuse eesmärki, et siin me ei taha toetust anda nii-öelda teravili enda töötlemisele, kuna see on põhisaadus, me keskendume siin ikkagi kõikvõimalikele jääkidele ja kõrvalsaadustele ja sellele kõigele, mille tootmine ei olnud nagu otsene eesmärk, aga mis jäi nii-öelda kõrvalvoona üle või tekkis siis põhitoorme tootmise või töötlemise käigus. Ja selles mõttes sul on ka jällegi õigus, et tõepoolest, et seda näiteks ka põhku töötleda oleks mingil viisil võimalik, siis on vaja ka kõigepealt seadmeid, eks ole, et seda kokku korjata ja töödelda. Et siis üldiselt me ei ole siin mingid piirangud seadnud sellele, et välistada siis näiteks ka kokkukorjamiseks vajalikku seadmestikku, sest et kui see on selgelt ja loogiliselt põhjendatav, et just nimelt selle protsessi korraldamiseks on see seade vajalik, ehk et seda järgnevalt oleks võimalik töödelda, siis siin probleeme ei tohiks tekkida. Aga see peab selgelt ka muidugi välja tulema, et siin ei tekiks küsimusi, et kas ta ikkagi on selle töötlemisega seotud või ei ole. Ma ei tea, kas sa said vastuse oma küsimustele või tahad veel midagi täpsustada? Sain küll, et aga väga hea, see oligi viide, mis mul tekitas, kui taotleja tuleb, siis ma pean sellele vastama osata. Et ma sain vähemalt natukene kindlust sinu vastusest, et kuidas ma siis vastama pean, et ikkagi kõrvalsaadust tuleb otsida. Just, me otsime siin ikkagi selles toetuses kõrvalsaadust, mitte põhitooret, et selle jaoks. Ja kõrvalsaadust saab tulla ikka see, et seal peab tekkima midagi põhisaadust ka. Just, et selle jaoks, mis põhisaaduse töötlemist ja igasugust muud tegevust puudutab, selleks on muud toetused ja muud võimalused, et siin me keskendume ikkagi just nimelt sellele kõrvalvoole. Nii, aga käsi on Ainil ka võisti. Ain, ole hea. Jah, tere, et palun täpsustust, et ettevõtte, kes kriteeriumite poolest ehk siis töötajate arv, aastakäive ja aasta bilansimaht justkui liigitub väikeseks ettevõtteks, aga kuulub ettevõtete gruppi, mis grupil on suur ettevõte, kas selline ettevõte saab toetust taotleda või mitte? Ja seda nüüd tuvastataksegi, eks ole, sellepärast ma mainisingi, et seal on eri tingimused veel, mis puudutavad nii-öelda seotud ettevõtteid ja siis valitsevat mõju ja nii edasi. Et seda peab täpsemalt igal konkreetsel juhul vaatama, et kas ta on siis väike või mikroettevõtja. Aga üldiselt, kui ta on kontserni osad, siis loetakse minu arusaamisel selle järgi, et kuhu kontsern ise kuulub.
ja sealt kaudu ta läheb siis juba suureks, et see on siis piir tõmmatud siin ikkagi konkreetselt mikro ja väikestele. Nii, aga veel küsimusi vestluses ei paista, aga praegu on võimalus ka nii-öelda häälega küsida, kui on tekkinud küsimusi. Nii, aga hetkel ei ole, siis meil on aega veel ka võib-olla pärast, kui tekib siin ka Sireti ettekande järel või jooksul küsimusi, siis meil jääb aega neid küsida, et praegu siis ma annakski Olav ikkagi kasutab veel võimalust küsida. Kasutan võimalust ära küsida, et kuna ma märkasin, et siin hindamises on 2 hindamiskriteeriumit on subjektiivsed hindamised. Kas tehakse PRIAs mingi komisjon, mis alusel see komisjon või kuidas seda hinnatakse, kas PRIAs menetleja, igaüks erinevalt võib võtta või kuidas see hindamine 2 osas olid subjektiivse hindamisega kohad, ülejäänud on objektiivsed kohad. Kuidas see mõeldud on? Ja, see on niimoodi mõeldud, et tuleb 5-liikmeline hindamiskomisjon ja kindlasti komisjon ei koosne päris ainult ametnikest, vaid kaasame ka väliseid eksperte, ütleme siis eelkõige hetkel peame silmas siin ülikoole, aga ka siis selliseid finantstaustaga inimesi, kes on suhteliselt siis hindama just nimelt seda finantspoolt ja pigem siis ülikoolide vaatest hindaja, kes suudab siis vaadata selle tegevuse nii-öelda tehnoloogilist ja ringlussevõtu potentsiaali ja muud sellist. Aga komisjon hindab ja see on 5-liikmeline. Nii et siit peaks isegi kui on subjektiivne või subjektiivsem kriteerium, siis peaks lõpuks kokkuvõttes see võimalikult objektiivne ikkagi olema. Aga see, et meil on mõned subjektiivsed kriteeriumid või rohkem subjektiivsed, see on ka olnud eesmärk, et tõepoolest sisuliselt vaadata neid projekte, võrrelda, hinnata ja vaadata siis neid sedapidi sisuliselt, et mitte lihtsalt keskenduda mingisugustele numbrilistele näitele. Nii, aga ma annaks nüüd sõna siis Siretile. Siret tutvustab seda e-PRIA vormi ja räägib siis natukene taotlemisest juba lähemalt. Ja pärast on meil veel ka tegelikult, ma arvan, aega küsimusteks, kui neid tekib. Aga praegu siis Siret, ole hea. Tere ka minu poolt, olen siis Siret Lillemäe ja tegelikult täna koos oma kolleegi Kairi Rosenthaliga oleme siis, just Kairi lehvitab kenasti, et oleme mõlemad siis selle sekkumise arendusspetsialistid ja Kairi siis, kui ma midagi väga olulist ära unustan, täiendab mind, aga ma annan teile siis ülevaate, näitan taotlusvormi, täita te seda veel ei saa. Aga kohe panen jagama. Ja tegelikult nii on mu kaamera pilt näha, peaksite nägema PRIA kodulehte nüüd. Et ma alustaksin tegelikult sellest kohast, kus Argo lõpetas. Et kus te siis saaksite nagu kompaktselt seda infot. Et kindlasti te olete juba tutvunud sellega ja paljud on ju PRIA kliendid, et kui te lähete toetuste lehele, investeeringutoetused, siin näete ka teisi toetusi, mis on siis kas avatud või avanemas ja nagu te näete, siis bioressursside väärindamise investeeringutoetus on kohe algamas. Ja kui siis selle peale minna, siis siin on võimalik vaadata ühte eelmist infopäeva videot, kus siis Argo rääkis sellest sekkumisest. Siia tuleb ka siis tänase infopäeva materjalid. Ja siin on siis kogu selline oluline info selle sekkumise kohta kokku kogutud. On olemas lingid, saate alustada kohe e-PRIAs täitmist, kui see voor siis avatakse. Ja kõik kontaktid on siin olemas, kelle poole saate pöörduda, kui teil tekib küsimusi. Samuti on lingid määrusele, kes saavad taotleda,
juba eelpool räägitud siis regionaalabi kaart on, kui te siia vajutate, siis avaneb, olete õiges kohas, saate vaadata, kuhu te siis kuulute. Hindamise kriteeriumid ja siin, kus on ka siis siniselt linkitud, et näiteks kui siin on siis hindamise koht, et siis ta viib määrusest teid kohe õigesse kohta, et ei pea nagu tervet määrust pidi taga otsima. Ehk et koduleht olemas, vormid, et sellest ehituse hinnapakkumuse vormist räägime korraks taotluse juures, määrus, seletuskiri, hindamise kriteeriumid ja siia siis tuleb teie jaoks kõige olulisem, mis praegu on tühi, aga kui siis tulemused tulevad, siis see hindamine tuleb siia. Aga nüüd, kui te siis olete siin kodulehel, lähete, et tahate täitma hakata taotlust, vajutate e-PRIA ja jõuate siis taotluse esitamise lehele. Näitan teile seda testkeskkonnas, testkliendi peal ja taotlus siis alguses on siin kõik hall, et te saate siis liikuda nagu nende ütleme lehtede peal, mis on sinised ja taotlust alustate siis üldandmetest. See on tavaliselt automaatne. Kui te tahate siin esindajaid vahetada, siis on seda võimalus siin teha. Ja kindlasti siin, kui vajad abi, siis saab ühendust ka siis PRIA infotelefoniga ja saate ka oma ekraani pilti siin jagada. Ja taotlusel liigutakse siis edasi siin edasi nupus. See on, ma täitsin selle natukene juba ette ära, et teil oleks lihtsam jälgida ja läheks meil nagu kiiremini see. Kõigepealt siis detailandmetes on andmetaotleja kohta. Siin märgite, kas te kuulute kontserni või mitte ja vastavalt siis sellele, milliseid valikuid taotleja teeb, vastavad märked siis ka või küsimused siis ka edasi avanevad. Et kui siin näiteks kontserni ei kuulu, vastate ei, siis siia rohkem midagi täitma ei pea. Kui aga kuulute, kirjutate registrikoodi, otsi ja tuleb siis siia see ettevõte või kuhu te siis kuulute. Jällegi lisarida. Siis kas majandusaasta aruanded on kättesaadavad? Kui on, siis midagi ei avane. Kui ei ole, siis saate siia need lisada. Siis kõik, kas te olete siis autonoomne partner või seotud ettevõtja, avaneb valikust, saate teha vastavad valikud. Sama on siis nagu kontserni liikmete kohta on ka valitsevat mõju omavad ettevõtjad, et samamoodi siis sisestate registrikoodi ja kui te ei ole, siis seda ei avane. Valiku saab siis teha ainult kahe hulgast, kas olete mikroettevõtja või väike ettevõtja. Kui teil on olemas veebileht, valite jah ja siia kirjutate siis oma veebilehe aadressi, kui seda ei ole, siis seda kohta ei teki. Siis siin on üks koht, siis, kuhu te saate lisada nagu kõik selle info, mida kusagil mujal taotluses küsitud ei ole, aga te võib-olla peate seda vajalikuks siia lisada. Näiteks kui te olete võib-olla, ma ei tea, majandusaasta aruandeid muutnud, siis te kirjutate siia põhjenduse, et miks te käisite, sest neid muutmas, et see küsimus menetluses kindlasti tekib, et võib-olla on mõistlik juba seda ennetada ja siia kirjutada. Samuti saab lisada siia erinevaid dokumente, et mida te siis peate vajalikuks, mida te tahaksite veel siis sellele taotlusele nagu lisada. Siis see, kas te olete põllumajandustootja või mitte, on siis vajalik seireandmeteks, mida siis kogutakse komisjonis. Siin mingit lisalahtrit ei teki, lihtsalt kas jah või ei. MTAK-i koodid tulevad siis automaatselt. Ja ringlusse võetavate või töödeldavate kõrvalsaaduste päritolu saate siis valida kõigepealt RIP-menüüst. Et siin on 3 valikut, mida te siis töötlema hakkate. Ja siia siis kindlasti ka selgitus, et mis asju siis hakatakse ümber töötlema
et seda arvestatakse ka siis hindamise juures. Siin saate ära märkida siis kõik kogused ja nii palju, kui te siis midagi töötlema hakkate, et pange nad siis kõik eraldi ridadele, ridu saate panna siit juurde, lisarida. Kirjutate siis selle nimetuse, koguse ja valite siit ühiku vastavalt siis, mida te saate, kas liitrit või tonni või kogust või tükki. Ja saab siis lisada ka märkuseid, et võib-olla kus see pärit on või mingit lisainfot. Ja koguste kohta siis samamoodi, et mida te siis nüüd nendest tootma hakkate. Et lisate selle toote nimetuse, kui palju te planeerite seda tootma hakata, ühikud ja samamoodi saab siis lisada märkused. Kui kõik on siin täidetud, kui mingi osa näiteks on täitmata, siis ta annab veateate ja sellest edasi ei saa, siis peate lihtsalt minema sinna, kus see puudus on. Ja salvestate ja edasi. Nüüd siis võib-olla kõige olulisem leht on siin hindamise andmed, millega siis hakkab tööle hindamiskomisjon. Väga oluline on siis projekti eesmärk lisada ja mida te siis selle projekti tulemusel soovite lahendama hakata. Et kindlasti pange tähele seda, et eraldi nagu seadme ostmine ei ole eesmärk, vaid ikkagi see, mida selle seadmega siis tegema hakatakse. Enamustel lahtritel on ka siis tähemärkide miinimum ja maksimum arvud ette antud, et ei saaks liiga vähe kirjutada ja ka mitte liiga palju. Projekti sisu tuleb siis selgitada, mis te tegema hakkate ja siit saate siis nüüd valida, kus piirkonnas te neid tegevusi hakkate ellu viima. Et siin on ka kindlasti alati vaadake ka neid küsimärke, nende küsimärkide sees on siis täiendav info. Ja sellest siis tulenevalt hiljem seal tegevuste sammus, kui me siin valime selle Lõuna-Eesti näiteks ja siis tegevuste sammus saab siis pärast märkida toetuse määraks 40%. Et need kindlasti vaadake üle, et need oleksid õiged, et süsteem ise seda ei kontrolli, et neid nagunii menetluses pärast vaadatakse, et need kattuksid siin, et kui te olete valinud Lõuna-Eesti, siis te saate toetust maksimaalselt 40%. Vajalik on siis lisada juhtide ja spetsialistide kohta informatsioon. Ja ma soovitaksin, kuigi te võiksite ka kõik inimesed üles loetleda ühes lahtris, aga mõistlik oleks siis seda teha ikkagi, et te lisate rea, üks inimene, tema erialased teadmised ja tema töökogemus. Et siis on kõikidel nagu selgem jälgida seda, et ikkagi iga isik oleks eraldi lahtris. Ja kindlasti siis tooge välja, eks ju, et millised tema kogemused on, et kuidas ta siis sinna projekti panustab. Siis nagu ka ennem Argo rääkis, et lisapunktid saavad siis need taotlejad, kes kuuluvad kas põllumajandusühistusse või kasutavad siis teiste ettevõtete kõrvalsaadusi. Et see on nüüd see koht, kuhu te saate ära kirjutada, kui te kuulute põllumajandusühistusse, siis kirjutate selle registrikoodi siia ja nime. Ja kui seda ei ole, siis seda lihtsalt ei avane siin. Ja kui te siis kasutate mitme ettevõtte kõrvalsaadusi, siis jällegi siin on valik jah. Siia kirjutate selle ettevõtte registrikoodi, otsi, ta automaatselt otsib siis siia selle ettevõtte nime. Siia panete, millist kõrvalsaadust te siis selle ettevõtte puhul kasutate, koguse ja ühiku. Ja jälle järgmine, kui on järgmine ettevõte, kelle kõrvalsaadusi te siis kasutate. Siis kindlasti oluline on märkida ära,
kust kohast teil tuleb oma finantseering. Et maksimum siis strateegiakava perioodil on 200 000 eurot, mida te saate taotleda toetust. Ja oluline on ka meeles pidada siis seda, et te peate kogu selle investeeringu tegema ära oma vahenditest ja hiljem siis maksetaotlusega tõendate seda ja saate siis oma toetuse maksetaotluse alusel tagasi. Siis müügitulu ei tohi siis olla suurem või ütleme, toetuse summa ei tohi olla suurem kui teie müügitulu 2 eelnenud majandusaastal. Ehk kui näiteks 2022. aastal oli müügitulu 15 000 ja 2023. aastal 18 000, siis toetust saate taotleda maksimum 15 000. Kui siin on kõik täidetud, siis on siis järgmine samm, mis on siis alginvesteeringu nõuetele vastavuse kohta info. Kui te taotlete regionaalabina, siis tulevad teil 2 kinnitust, mida te peate siis ära märkima, et ei ole raskustes ettevõtja ja teil ei ole ümberpaigutamist toimunud. Vähese tähtsuse abi puhul neid küsimusi siis ei avane. Ja siin on nüüd kõik võimalikud variandid, mis võimalused on valida siis selle alginvesteeringu nõuetele vastavuse kohta. Siin selle esimese puhul ma juhiks tähelepanu, et tegelikult seda te ei saaks valida, siin peaks olema vastus ei, sest uus ettevõte ei saa seda toetust taotleda, vaid peab olema vähemalt 2 aastat tegutsenud siis. Ja ülejäänute puhul siis valite, milline teile siis siit kohaldub ja vastavalt sellele siis täidate lahtrit. Majandusaasta andmed tulevad automaatselt äriregistrist. Siin te midagi täitma ei pea, välja arvatud FIE-d, kelle puhul on siis osad lahtrid tühjad. Ja kui te olete nüüd taotlust sisestanud ja seda vahepeal siis käinud majandusaasta andmeid muutmas, siis kindlasti vajutage siia uuenda andmeid äriregistrist ja siis tulevad uued andmed siia peale. Ja siis jõuame tegevuste sammu, kus on siis, kuhu te saate siis lisada kõik need tegevused, mida te siis oma projekti raames planeerite tegema hakata. Ja siia siis kokku tuleb ka kogu summa. See on siis abikõlblik summa ja toetuse summa, mida siis arvestatakse. Ja saab valida siis põhitegevuse ja kaasneva tegevuse vahel. Et põhitegevuseks siin sekkumises on masina või seadme soetamine ja sellega saab siis kaasneda kas ehitise ehitamine, erinevate litsentside ostmine või siis infotehnoloogilise lahenduse või tarkvara ostmine ja paigaldamine. Ja võtame lahti näiteks seadme. Et see on siis põhitegevus. Siis, kui seda tegevust sisestada, siin on RIP-menüü, avanebki põhitegevus või kaasnev tegevus. Et esimesena kindlasti peab olema valitud ära põhitegevus, et ennem ei saa ühtegi kaasnevat tegevust lisada. Kirjutate sellele seadmele pealkirja või nimetuse ja kindlasti ei ole mõistlik siia panna täpselt seda seadme marki, vaid need siis võiks lisada siia objekti kirjeldusse, sest see koht läheb ka otsusele ja kui te hiljem tahate näiteks muuta ja te olete siin lubanud näiteks nimetus seade, ma ei tea, X5 ja nüüd, kui teil tuleb maksetaotlus ja teil on seal peal näiteks X6, siis tegelikult ei ole see abikõlblik, vaid kui te tahate ka muuta loomulikult, siis eelnevalt peab PRIA sellest teavitama, aga mõistlik on siis kõik need sellised andmed kirjutada siia objekti kirjeldusse.
Iga tegevuse juures on vaja siis kirjeldada ka selle tegevuse eesmärki ja kindlasti see tegevuse eesmärk peab siis minema kokku projekti tervikeesmärgiga. Et seda siis ka hindajad vaatavad ja võrdlevad. Siis märgitakse ära, kas on liisinguga tegemist või mitte. Kui tehakse siis investeering kasutatud seadmesse, siis saab siin lisada kõik need tõendusdokumendid, et see seade ei ole teil 3 aastat vanem ja see ei ole juba varem mingi toetuse eest ostetud. Siis saab valida seadme puhul, kuhu see siis paigaldatakse, kas ehitisse või kuhugi mujale või objekti ei paigaldata ja vastavalt sellele siis avanevad ka järgmised valikud. Et kui objekti ei paigaldata, siis ka neid ehitusregistri koode, neid ei kuvata taotlejale. Kui on olemas ehitusregistri kood, siis tuleb see kood siia kirjutada ja süsteem siis automaatselt juba leiab selle asukoha ülesse, selle märgite ka siia põhiaadressiks ja rohkem siin täitma ei pea. Kuna selles sekkumises ei pea siis hinnapakkumusi esitama koos taotlusega, vaid tuleb teha prognoos, siis iga tegevuse juures kirjutage siin prognoosis väga täpselt välja, mille alusel te need hinnad olete võtnud, kas te olete kusagilt kellegi kodulehelt või millega kuidas see hind nagu kujuneb, et see on oluline teada saada. Kui teil on olemas mingid hinnapakkumused, siis võib need siia lisada ja kirjutadagi, et aluseks on võetud need ja need hinnapakkumused. Siis erinevad on siis kasutusõiguse alused, tuleb siis valida, ja vastavalt sellele siis tulevad ka küsimused. Ja kui teil on näiteks rendilepinguga, siis peate siia ka lisama rendilepingu ärakirja. Samuti saab valida, et kas see on siis sõlmitud tähtajatult või mitte. Kui see ei ole tähtajatult, siis tuleb ka lisada see kuupäev, millal see rendileping lõpeb ja samamoodi siis kaasomandi kohta, et kui on kaasomandis olev ehitis, siis tuleb siia lisada kaasomaniku kirjalik nõusolek. Ja kui kõik on siin nüüd ära sisestatud selle seadme kohta, siis tuleb vajutada salvesta ja sisesta eelarve. Ja siin siis nüüd, kuna me protsent on vist veidi teine, et siin siis märgite vastavalt sellele protsendile, kus piirkonnas te selle projekti siis ellu viite. Ja eelarvet saab siis sisestada vajutades siia eelarve nupu peale, valite, kas see on tüki või komplektiga, mitu tükki te ostate, kulurea netomaksumus, käibemaksumäär ja süsteem siis arvestab kokku, kui palju see kulurida teil tuleb. Ja salvesta. Ja kui on kõik korras, läheme tagasi tegevuste reale. Ja kuna ehitus on siis lubatud kaasneva tegevusega, ehk siis koos seadme või masina soetamisega, siis siin tulebki valida, et millega see tegevus siis seotud on. Meil oli sisestatud seade, siis siit rippmenüüst see valik tulebki. Ja siin jällegi kirjeldate eesmärki, miks seda on vaja. Ehitustöö puhul siis kindlasti peab silmas pidama seda, et see on maksimum 49,99% abikõlblikest kuludest. Ja siin siis lisate ka selle ehituse kirjelduse, mis te tegema hakkate, saab valida, kas siis ehitust laiendatakse, püstitatakse, mis sellega tehakse. Ja samamoodi, kui on olemas ehitusregistri kood, kirjutate selle, tulevad kõik andmed siia taotlusele iseenesest. Siis, kui on ehitusprojekt nõutav, siis saab selle siia lisada, kui ei ole nõutav, siis seda kohta ei
ei kuvata taotlejale ja samamoodi siis tuleb prognoos siia kirjutada, nii nagu seadme puhulgi. Ja kõik muud on siis samad, et vaatate seda kasutusõigust ja kas nad on siis tähtajatult või mitte. Ja jällegi salvesta ja sisesta eelarve. Nüüd on see sama eelarve hinnapakkumuse vorm, mis ma teile kodulehel näitasin. Siin on siis samasugune, ehk et need read täidetakse vastavalt siis saadud sellele hinnapakkumusele. Ükskõik siis kuhu, mis teil seal pakutud on, mis te seal tegema hakkate, valite siit ja kui vajutad muuda, siis saate need kuluread siia sisestada. Kui kõik tegevused on ära sisestatud, kõik on korras. Kui siin nüüd summa on ületatud, siis süsteem annab veateate ja peate siis korrigeerima eelarvet. Kui kõik on korras, vajutate edasi. Siin sammus jällegi midagi ise tegema ei pea, vaid liigute edasi ja jõuate kõige toredama kohani. Teete siia linnukese ja esita taotlus ja taotlus saabub meile. Ja meie jääme ootama väga häid projekte. See oleks minu poolt praeguseks kõik. Kui teil on küsimusi, siis vastan. Ja aitäh, Siret. Väga hea ülevaade kogu sellest vormist ja täitmisest. Kas kellelgi on küsimusi või täpsustusi selle taotlusvormi kohta? Olavi, ole hea. Sama küsimus nüüd PRIA poole, et see regionaalne paiknemine ja objekti sidumine ehitustega on lihtne, tuleb täpselt sinna kohta ja PRIA-l on väga täpne teada, kus koha peal ta asub regionaalis ja protsent kindlasti on kontroll peal, et sinna rohkem protsenti panna ei saa, kui see piirkond lubab. Aga kui üks seade on ühes osas ja teine on teises piirkonnas, niimoodi võib juhtuda. Et kas siis on ju ikkagi lubatud niimoodi, et see teise seadme ma seon teise piirkonna, ütleme, kinnisasjaga, kui mul see kasutusõigus on olemas ja näiteks see liikuv seade seon sinna. Ja siis on hoopis teine protsent seal. Siis nende protsentide juures on võimalik mängida. Sama mõte, mis ma enne Arvo käest küsisin nüüd lihtsalt, kuidas PRIA-s füüsiliselt peaks toimuma, kui mul siuke klient tuleks. Siukse ideega. Ma võin siis otsata, et siis sisestataksegi need erinevad tegevused ju erinevatele ridadele ja lähevadki erineva protsendiga. Vastavalt sellele, kus piirkonnas siis konkreetne investeeringobjekt asub. Et see on nagu lubatud. On lubatud, jah. Et igaks juhust tahtsin küsida. Jah, nii võib olla. Ja seda muidugi seal, mis ma alguses näitasin, seda lisainformatsiooni lahtrit, et seda peaks seal siis ka selgitama. Ja ei, kindlasti siin on ju üks asi veel, et tegelikult ju kui on huvilisel tuleb enamusse sellest piirkonnast kõrval saadused, ütleme koostööna ettevõttest, kes asub teises piirkonnas, kus on hoopis teine ütleme punkt, et siis ma pean kindlasti väga täpselt selle lahti mõtestama ja kirjutama, et kumba poole peal see hindamine siis ikka lõpuks pannakse. Ma võin kommenteerida, et me räägime siin, nüüd on kuulda, me räägime siin sellest investeeringust, millega hakatakse väärindama. See, kust piirkonnast karvad, vill või puukoor on pärit, ei oma tähtsust. Ma mõtlesin seda osa just, et kui liikuv masinad saab ju siduda igasuguse kinnistuga. Liikuvad võib igale poole panna. Selles mõttes valgus ma ütlesingi, et kui mul on kasutusõigus seal piirkonnas ja ma ise ka seal nagu on ja mul on seal piirkonnas rohkem tegevust teha, siis ma võiksin ju sinna panna. Selles mõttes ma mõtlesin seda.
mitte, jah, ma saan täitsa aru. Kus valdavalt teostatakse tegevusi või kus on siis nii-öelda kodugaraaž, et see on nii nagu mobiilsete masinate puhul ka siin teistes sekkumistes samamoodi arvestatakse siis põhipiirkonna järgi. Siis ma küsin veel, kui ma loodan, et vist keegi rohkem juhitu, et selle sama, kus öeldakse selle investeeringu, omafinantseeringu tõendamine. Õnneks on Argo nüüd juba täpsustanud ka ilusti ära, et seal on mitte ainult panga mingisugused eellepingud värgid, vaid minu jaoks on küsimus, et missuguses mahus omafinantseeringut siin mõeldakse. Ma tean, et siin põllumajandusinvesteeringute viimastes voorudes oli sellega nagu selles mõttes probleem, et käsitleti investeeringu hinna sisse ka käibemaks. Aga investeering iseenesest on ju ilma käibemaksuta summa. Ja nüüd ongi see, et missugust summat on mul vaja tõendada, kas on kuskil selge pilt. Kogu oma finantseeringut, et investeering ellu viia, see tähendab sealhulgas siis netomaksumus ilma käibemaksuta ja sealt võetakse siis see toetusumma, teatavasti käibemaks siin sekkumises ei ole toetatav, aga selleks, et investeering ellu viia, on vaja taotlejal oma osalused ka kogu käibemaksusummat, et tõendada tuleb kogu summa ja siin tasub kindlasti tähele panna. Meil on kogemus siin teiste meetmete ja sekkumistega, et kui öeldakse, et ma laenan selle raha, et sõber on mulle suursõnaliselt lubanud, et tema firma laenab mulle raha, me teeme kohe kontrolli, kui selgub, et sellel firmal ei ole eriliselt müügitulu, ei ole käibevarasid, ei ole põhivarasid, siis on selge, et see on lihtsalt jutt, me seda oma finantseeringut ei arvesta, otsus tuleb negatiivne. Ei, väga hea. See tuleb hästi põhjalikult läbi mõelda, et ei tasu lihtsalt öelda, et sõber annab ja Priia ütleb. Ei, ma küsin just seda, see sama koht on mul nüüd praegu ikkagi, et see käibemaksu osa. Investeering raamatupidamisseaduse järgi ei ole käibemaksuga koos. Investeering on käibemaksuta summa on investeering. Ja kui me peame tõendama investeeringu oma finantseeringut, siis seal ei saa olla käibemaksu nõuet sees. See, et käibemaksu korra käin ja võtan ta küsin tagasi, see on mul kõik võimalik, see ei ole investeeringu osa. Raamatupidamises seda niimoodi. Ja ma tahangi täpselt teada seda, miks siis käsitakse ja küsitakse ka oma finantseeringut sellele osale, mis on maksuga seotud. Ma ütlen oma poole ja Argo võib siin lahkesti mind täiendada, aga kuna eesmärk on, et toetuse abil need tegevused viiakse ellu ja teatavasti tuleb ära maksta ka käibemaksu osa, siis ja see võib olla suhteliselt suur summa, kui minnakse siin täispangale ja kui seda osa taotlejal ei ole ja tekib kahtlus, et ta ei pruugi seda ka kuskilt leida, siis me ei saa uskuda, et investeering ka edukalt ellu viiakse. Ehk me tahaksime näha, et tal on olemas sellised vahendid, et ta suudab selle investeeringu ära teha ja tulla siis maksetaotlusega toetuse osa tagasi küsima. Tal peavad vahendid olema selleks. Argo võib täiendavalt kommenteerida. Argo võib ümber lükata kogu muu teooria. Ei, ma ümber ei saa lükata, et eks me peame kõikide investeeringud toetuste puhul ikkagi ühe lähenemise võtma ja siin tõepoolest on küsimus selles, et see oma finantseeringu osa, kuna seda täpsemalt tõesti ei ole meil määruses ega seletuskirjas kirjeldatud, et kas see osa siis puudutab, mis puudutab makse, eks ole, on ka see objekt, millest me siin räägime. Aga selles mõttes ma saan olla Kairiga küll nõus, et oma finantseeringu näitamine peab siis tagama selle, et kogu see tegevus on võimalik ellu viia, et kogu tegevuseks vajalik investeeringusumma on olemas, et sinna siis ka kõik muud kaasnevad asjad nagu maksud, et siin võib selle üle muidugi arutada, aga ma ütleks ka, et vastasel juhul on väga keeruline nagu tuvastada, et kas see oma finantseeringu osa on olemas või ei ole olemas, kui me hakkame siin kuidagi jupitama, et mis sinna siis kuulub või ei kuulu. Et kogu sellest summast peab piisama selleks, et see kõik tegevus on võimalik ellu viia, et muidu tekib jällegi pärast ju küsimus, et mingisuguse maksu osa jääb puudu ja kus see siis kaetakse. Et kuna see käibemaks ei ole ka siin abikõlblik, siis peab arvestama, et kusagilt peab see ju tulema, eks, ja kusagilt peab selle saama maksma, et see on nagunii oma finantseeringu osa ju, kuna seda ei saa siit toetusest katta.
et kokkuvõttes ma arvan, et jah, me peame siin lähtuma sellest, mis puudutab teisi investeeringutoetusi ja sellest, mis Kairi just ütles. Kuidagi teistmoodi. Erinevus on selles, et siin räägime investeeringust ja ma ikkagi ütlen, et siis peaks olema ikkagi määrus täpsem. Et kui tahetakse seda tagada ära, siis oleks pidanud ütlema, kogu objekti maksumus peab olema oma finantseering tagatud kogu objekti maksumuseks, mitte investeeringust. Objekti maksumus on koos käibemaksumakse. Ja ma tean seda, et selle viimaste põllumajandusmeetmete juures oli see probleemiks. Ma viitasin ka Kristel Maiberile seda asja ja kuna seal oli ikkagi lause tehtud niimoodi, et ma ei saanud kuidagi käibemaksud välja jätta, millele ka Kristel ütles, et oleks võinud ikkagi välja jääda. Et Kristel oli minuga nõus. Aga nüüd sellel meetmel ma ei näinud seda kohta, räägiti ainult investeeringust ja sellepärast ma nagu küsisingi üle, et kui siin käsitletakse, siis peaks ikkagi olema väga selgelt õiguslikult paigas see, et mille alusel nõutakse oma finantseeringul käibemaksu tõestust, kui räägitakse investeeringust. Ja me saame kõik aru, mis on investeering. Selles on see mõte. Mitte see, et kas ta võime on, sest on võimalik 6 pärast tagasi võtta. Väga paljud inimesed ja taotlejad vangutasid pead suure ütlesid, mis see on. Ma pean käibemaksuga tõendama ära veel. See on ju hetkel 2 kuu pärast, 3 kuu pärast, mul läheb poole aasta pärast, mul vaja, ma pean praegu ära tõendama selle käibemaksu võimaluse. Absurd. Selles mõttes ma nagu küsin, et siis peaks olema väga täpselt kirjad. Aga selge, ma vähemalt tean, mida mina Priia tahab ja ma tean oma kliente, aga teised võivad aru saada jälle teistpidi. Sellepärast ma nagu viitan selle. Ja, see on õige tähelepanek ja iseenesest on see ka märkus igati õigustatud, et see peaks tulema selgelt välja, ja määruses ka paremini kirjeldatud olla. Ma küsin veel üle, et kas OTCAT ka siin ikka on veel, kas on jälle lihtsalt kulumeetod või on tavaline? See on tavaline kuludokumentidega. Väga hea. Siis OTCAT võimaldab absoluutselt käibemaksust mööda hiilida. Absoluutselt, mitte mingit probleemi pole. Ja kuidas jälle tõendame hakkame oma finantseeringut. Nii et kui oli kulumeetodega, kus kõik oli välja maksma, siis oli selge. Ei, see, et ta on kuludokumentidega ei tähenda, et OTCA oleks abikõlblik, sest OTCA punkti määruses ei ole, mis tähendab, et OTCAT ei ole võimalik. Ei, OTCAT selles võimalik ei ole taotleda. Küll on lubatud leasing. Ossa, OTCAT ei olegi. Kõikides määrustes, kus OTCA on lubatud, on see vastavalt eraldi paragrahvina ka sisse kirjutatud. Siin seda valikut ei ole ette nähtud. No seda ma küsisingi, aga lihtsalt kulumeetod ka pole. Aga ikkagi lihtsalt ei ole. Ikka arve maksekorraldus, üleandmise vastuvõtmisaktid ja kõik tavaline lugu. Kui on leasing, siis ka leasinguleping ja sellised dokumendid ka lisaks juurde. Kas siin on mingi põhjus ka, miks seda ei ole seal OTCAT? Kas see üldse jääb OTCA ära või? Lihtsalt tuleviku jaoks, tootjate jaoks. On Argol midagi teada, et OTCAT enam ei kasutata või midagi niisugust? See on tegelikult investeeringu jaoks väga oluline koht, mis taotlejad... Ei, seda otseselt ei ole kuidagi keskselt otsustatud, et seda enam ei tule või ei ole, et üks siis sõltubki mingisuguse selle toetuse iseloomust ja muudest valikutest. Aga seda üldist otsust ei ole, et seda kindlasti edaspidi ei tule. Siin on lihtsalt mingisuguseid üht ja teistpidi natukene neid küsitavusi, ma seda ka viitan. Selge, aga aitäh, ma rohkem ei tüüta. Nii, aga kui on veel küsimusi, tähelepanekuid, siis on praegu selleks aeg. Meil hakkab küll see ette nähtud aeg ümber saama, aga kui on veel küsimusi, siis kindlasti saame vastata ja kindlasti siis Priia kodulehel on mõned kontaktid toodud, kus saab siis ühendust võtta ja täpsustada ja kui midagi küsida, siis saame nendele reageerida. Nii, aga praegu ei tundu rohkem küsimusi olevat, siis igal juhul mina väga tänan kõiki, kes osalesid. Salvestus jääb ka sinna kodulehele, saab üles pandud ja materjalid sellest infopäevast, et saab nendega tutvuda. Kordan veel üle, kindlasti on plaan toetust taotleda, siis tutvuda määruse ja seletuskirjaga ja kogu nende muude materjalidega, mis seal Priia lehel üles on pandud ja ega muud siis kui nobedaid näppe ja häid mõtteid ja kõigile edu toetuse taotlemisel. Ma loodan, et neid tuleb palju ja tulevad väga head taotlused ja saame siis Eestis kõrvalsaaduste väärindamisega jällegi sama edasi teha.
Just. Aga suur tänu kõigile ja tänaseks siis lõpetame. Aitäh! Kõike head! Aitäh! Kõike head!